Hakkasin trompetit mängima juba siis 28 aastat tagasi. Olin ka professionaalne mängija, ma töötasin Eesti Kaitseorkestris, aga siis kui orkester koondati, siis liikusin hoopis finantsvaldkonda, praegu tegelesin varahaldus-ettevõttes Avar. Õppisin muusikakoolis, Nõmme muusikakoolis Aigar Kostubi juures. Pärast seda käisin veel natukene Sakakoolis ja siis isegi ühe etapi tegin muusikaakadeemiasel. No päriselt on mul neid 3 trompetit ja 1 flüügelharp, see põhimõtteliselt suur trompet. Kui ma olin professionaal, ma mängisin igapäevaselt sellest, et igal hommikul võib-olla mingeid harjutusi, aga nüüd, kui enam professionaalselt tasemel sellega ei tegele, siis ei ole otseselt vaja iga päev enne mängu pilli läikima lüüa, ütleme nii. Kõik need lood, mis tõmbavad rahva käima, see sõltub mängust. Mõni mäng läheb üks lugu peale, teine mäng läheb teine lugu peale. Seda trompetimeest tahaks ka kiita täna. Minu meelest on teinud ikka väga... Olen täiesti nõus, et... Talle ka üks mängu parim. Aga näed, siin ongi. Harju Laagri mees tundub. On. Väga kihvt. Päriselt ka, noh. Ma ütlen, et selline meeldiv nagu vaheldus minu meelest Eesti jalgpallifännide hulgas. Aga vaatasin tagantjärgi, kuidas kommentaatorid kiitsid, et see oli päris tore. Teisi hobisid väga ei ole, selles suhtes, et mul on nüüd üheaastane põnn kodus, kes võtab oma aja, käin veel magistrantuuris ja töö võtab ka oma aja, et ei ole väga aega muuga tegeleda. Elasin Laagris aastast 2008 jääb umbes niimoodi saab pendis. Ja siin on oma kogukond sellest, et kui käid kuskil Laagrimaal ka, et näed mõnda tutvavat inimest, keda oled mänguline kohanud ja see on nagu sellest, see on niisugune ühtne kogukond, see on lahe, fun.